tegelikult tuli märtsis ikka korralik FOMO esimeste soojade ilmadega. Ja olgugi, et ma kogu aeg räägin teistele, et tehke plaani, minge plaani järgi, võtke ette nii palju, kui te jõuate, olge endaga lahked, siis lõppude lõpuks iseendaga on seda ikka nii keeruline teha. Kogu aeg ainult õpi ja ole endaga ka lahke. Märtsis tekkis mingi korralik FOMO. Kõike tahtsin jõuda, igale poole jõuda teha. Ja oligi palju põnevaid asju, aga need podcastini jõudnud. Ehk siis vabandust, et ei jõudnud. Teeme siis aprillis paremini. Siin ma olen. Ja üritan olla rahulik, võtta siis see hetk iseendale, olla aias, vaadata oma aeda ja nautida. Et täna on reede, töönädala viimane päev. Minu jaoks tähendab see muidugi seda, et tähendab, see on olnud pikk tee selleni jõuda, et reede ongi nii-öelda töönädala viimane päev, aga ega ma seda alati ei saa nii. Et mõnikord on ka nädalavahetuseti näiteks mõni koolitus või asi. Ja siin mul oli üks hästi suur koolitus, Räpina aianduskooli täiendõpe, uued toidutaimed, nii-öelda tuleviku toidutaimed oli teemaks ja täiega äge koolitus. See andis mulle ikka nii palju energiat alates sellest eeltööst, et taimi on nähtud ja taimi on maitstud ja taimi on kasvatatud siin küll ja veel, aga ega see teema ju pidevalt areneb ja muutub ja täieneb. Ja nii põnev oli leida enda jaoks ka uusi taimi, uusi fakte, uusi mõtteid, kuidas, mida ja jagada seda teiste inimestel ka. Et koolitusel oli hästi erinevad inimesed, et oli seal alustavaid aednikke, oli seal juba aiandusega tegelevaid ettevõtjaid, oli kokkasid, toitlustusega seotud inimesi ja hästi kirju seltskond ja lõpuks see info, kellele mis pakkus huvi, millele rohkem rõhku panna, et see oligi kirju, aga see oligi äge. Ja siin märtsis, aprillis on olnud veel suuremaid, väiksemaid koolitusi, lasteaiad, koolid. Käis näiteks siin kohaliku kooli 4. klass käis külas, see oli nii vahva. 4. klassi mõnglid, selline mõnus seltskond, nii-öelda rikkumata hingi. Et nad olid nii avatud, samas nad juba teadsid ka päris palju. Et see oli päris vahva. Tund pluss olid nad siin minu juures ettevõttes. Näitasin neile, kuidas taimi kasvatada, kuidas nad mul kasvavad ja siis tegime pisirohemängu muidugi. Ja siis nad tegid omale külvid ka koju kaasa. Et see oli ainult tunnikene, aga samas see kuidagi, ta oli rõõmus, aga ta natuke väsitas ka. Et kuidagi nad tahtsid nagu nii palju teada, nii palju küsida ja siis kõik korraga küsivad mingit asja vahepeal, siis ei suuda nagu kohe fookust panna õigesse kohta. Aga ei, see oli lahe. Ja siin lasteaia teemad ja ka siin oma väikese kogukonnaga või kuidagi üritame meie enda lasteaia õueala teha parendada natukene. Tegime mudaköögi, et lastele oleks põnev õues mängida. Ja siin tulid ka heakskiidu teemad. Kui ma eelmine aasta osalesin Tallinna linna nii-öelda aianduse keskkonnaalaste projektide teemas ühe projektiga, siis sel aastal ma mõtlesin, et ma proovin, vaatan, kuidas mul läheb.
et ma kirjutasin 6 projekti ja teemad siis üks on, ja need siis tulevad. Et ma ei arvanud, ma kirjutasin meelega rohkem, et vaatame, kuidas läheb. Ja sain tagasisidet, et väga ägedad projektid, juba inimesed ootavad neid, nii et ma sain 6 jah-sõna. Tallinnas tuleb üksjagu koolitusi, sest et osad neist projektidest on ka koolituste sarjad. Et ma olin isegi natukene šokis, et ma päriselt saingi 6 jahhi. Et näiteks on tulemas siis algajatele aednikele, rohenäppudele selline konteinerhaljastuse ja üldise sellise aianduse ABC. Siis tuleb edasi jõudnud aednikele selline loodussõbralik linnaaiandus. Aiandus, mis siis sobib ka mitte ainult konteinerisse, vaid ka väikeaeda. Siis üks projektikene, mis hõlmab ennast siis seda õueala rohelise toidu kasvatamist siis Tallinna linna noortekeskustes. Siis tuleb see umbrohtude üritus uuesti, mis eelmine aasta oli. Et see umbrohtude tundmine Tallinna linna keskkonnas. See on 2-osaline. Siis tuleb täiesti uus koolitus, mis on seotud siis linnapuudega. Et millised on linnapuud, miks on linnapuud, et tundma õppida, et inimesed õpiksid paremini tundma oma keskkonda ja miks puud on olulised. Et tuleb ka jälle 2-osaline. Üks on suunitlusega siis lastele, noortele ja teine siis täiskasvanutele. Ja kolmas projekt on eriti äge. Et ma jätan selle saladuseks, sest see on nüüd tõesti, see on selline koolitus, mida ma tegelikult olen nüüd hea 4 aastat unistanud sellest. See on koostööprojekt. Et ma olen väga erutunud selle koolituse osas ja ma olen lihtsalt nii erutunud. Ja ma teiste suhtes olen ka, aga just selle viimase osas, sest et see hõlmab ka teisi inimesi ja teiste inimeste unistusi. Ja just minu jaoks oluliste inimeste unistusi, kes on aidanud mind sellel ettevõtja teekonnal, tänu kellele ma olen saanud olla ettevõtja. Et see võiks olla siis minu esimene selline teadlik nii-öelda nügimine siis selle inimese parema tuleviku poole. Igal juhul päris lahe. Et neid koolitusi ka, see ongi nii veider, et see on see, kuidas see 2 teraga mõõk või et ma olen nii kaua teinud tööd selleks, et inimesed kirjutaksid mulle, et nad telliksid mind, küsiksid hinnapakkumisi, suhtleks mind erinevatele üritustele, rääkima ja nii edasi. Ja see on nii äge, ma olen lihtsalt nii ebareaalselt tänulik ja samas see on natukene selline koht ka, kus et natuke on raske, tahaks kõike teha, tahaks kõiki ägedaid projekte võtta ja ma olen täiega jah-inimene ka. Mul on kohe ilma mõtlemata, jah, teeme, muidugi, mõtleme välja, teeme, erilahendused, ei muidugi, ma mõtlen kõik erilahendused välja, mis maailmas on. Tahan see minu selline kiiks ongi see, et ma tahaks neid koolitusi teha alati mingi teatava nõksuga, et mis on just suunitletud sellele konkreetsele publikule. Aga see, kui ma tahan kogu aeg seda rätsepa lahendust teha, siis see võtab aega. Ja kuidagi see märts ja see aprill ongi kulgenud selles valguses, et õppida ütlema mingitele asjadele natukene kas ei või siis jah, aga lihtsustama neid projekte või mõtteid või kirju või mis iganes, et jah, siin on abilised AI, kes aitab mul vahepeal mingi kirju kirjutada, onju. Aga ma ei tea, ma vist
on niisugune tunne, et ma käin ja räägin kogu aeg igal pool seda, et mul on abi vaja, mul on abi vaja. et jah, et otsin fotosse aiahaldjast, vau, päris hea sõna, aiahaldjat ja pakun ka praktikavõimalust. Et kui vähegi on huvi või soovi või tahtmist just linnaaiandusega kokku puutuda, et siis seda saab fotos. Ja tegelikult ma olen siin mõelnud, et ega ma teen ka oma kodu uksed lahti või noh, koduettevõtte uksed lahti, et kui kellelgi on ka huvi just eeskätt siis selle pisirohe tegemiste suhtes või siis sellise metsiku looduslähedase aia plussidest ja miinustest ja teiste kogemustest õppimise kohta, siis pakun ka siin võimalust praktikat või tööd teha. Jah. Samas võtsin sel aastal vastu vist otsuse, et ma üritan suvel rohkem puhata. üritan suvel rohkem puhata ja et kui mul ikkagi siin 2 aastat oli selline mõte, et minu aed on minu nii-öelda visiitkaart ja kõik peab olema nagu selline, noh, et inimesed vaatavad ja hindavad ja saavad nii-öelda tagasisidet anda, siis sel aastal ma otsustasin, et aed on minu oma. See on nii veider, aed on minu oma, ta on kogu aeg minu oma olnud, aga et ma teen aeda iseenda jaoks. Ja kellele see ei sobi, siis see on tema mure. et juhul, kui ta peaks siia nagu, ma ei tea, kuidas sattuma, aga et kui ma teadlikult ka külalisi näiteks peaksin võtma vastu, kui keegi peaks tahtma tulla, et siis ma ütlengi, et selline ongi minu aed, mina olen sellega õnnelik ja rahul ja nii on. Ja esimest korda üle pikkade aastate ma kasvatan toas aknalaua all taimi ette. Et ma tõmbasingi selle piiri niimoodi, et kui ma enne ikkagi kõiki taimi kasvatasin seal ettevõtte sisekasvuhoones ette ja siis ta tunduski nii, et see kõik on töö siin, töö, et ma ei tundnud nagu üldse fun'i enam sellest, siis sel aastal ma otsustasin, teen need magamistoa aknalauad tühjaks ja siis seal on praegu täielik tõusmete hullus. Et need tulevad iseenda jaoks, iseenda kasvuhoone jaoks, konteinerhäljastuse jaoks. Jah, et üritan vähem teha, targemalt ja vähem. Ja kui läheb, kuidas läheb, siis läheb. Ja seoses sellega, et rohkem nautida ka seda enda aeda ja aiandust, me oleme diskussioonis Arturiga teemal, kas osta murutraktor või siis see muruniiduk. Et see võiks olla selline muruniiduk, kes töötab just nagu kepsu põhimõttel. Ma isegi ei tea, kas siuke on olemas. Sest et arvestades seda, kui palju mul siin on igal pool kasvamas, siis ma ei tahaks, et ta mul siin asju üle sõidaks. Ja ma ei näe, et ma hakkaks panema kuskile mingisugust traati ka. Mis teed? Küll. Tiid. Samas murutraktorit tahaks sellist, mis koguks ka mulči. Aga samas, jah, murutraktoriga on ikkagi maru keeruline pääseda kõikidesse nendesse kohtadesse, mis mul siin on. Et siis ongi nagu siukene otsustasime koht kahe vahel. Ei tea, mida teha, ei tea, kumba võtta. Igal juhul. Ma ei taha väga pikalt rääkida, lihtsalt tahtsingi teha siukse catch-up'i, kuidas läheb, mis toimub. Et nüüd järgmine hästi suur koolitus on Räpina Õenduskooli täiendkoolitus siis kaasaegsetest tehnoloogiatest katmikalal. Et see siis selline kondikava on üles ehitatud sellele, kuidas hakata nii-öelda siis selleks pisirohe ettevõtjaks või võrsekasvatajaks, idandajaks.
et see nii-öelda raam on selle peale üles ehitatud, aga lähen siis süvitsi ikkagi kogu sellise katmikaianduse teemadega, et seal valgus, väetamine, millised on erinevad katmike tüübid, kuidas kastmissüsteemid toimivad, millised kastmissüsteeme valida. Et ta on rohkem suunitletud võib-olla siis sinna väiketootja poole, et ta ei ole kindlasti suurte kasvuhoonete teema, et ikkagi pigem selline väiketootja teema ja siis ikkagi ka selline koduaia suunitlus, et ta on rohkem niimoodi mõeldud. Et kuidas koduaias ka oleks lihtsam või siis kuidas alustada väikselt ja vaikselt ettevõtmisega. Et see on selline koolitus, kahtlemata põnev neile, kes tahaksid ägedamaid kasvuhooneid, nutikamaid kasvuhooneid, et see on nüüd tulemas siin mais. Ja mais on päris paljudes külamajades ja lasteaedades mul koolitusi bronnitud. Et kus ma räägin pisirohest ja kus ma räägin söödavatest taimedest looduses praegu. Et nii palju on looduslikke taimi ju, kes tulevad ja tärkavad ja on vitamiine täis. Nii et mai-aprill on ägedad tulemas ja üritan oma lubadust hoida ja vähemalt midagigi filmida ja jätkata inspireerimast. Ma arvan, et ühed puudutavamad sõnad sellelt esimeselt räpinäenduskooli koolituselt olidki need, kus inimesed tänasid mind just inspireerimast ja see ongi tegelikult ju minu mõte. Ja sellepärast ma peangi võtma rohkem aega ja aeda iseendale, et motiveerida teisi. Jah, vana hea klišee, kui endast ei hooli, kes siis teine hoolib. Igal juhul päriselt nautige, päriselt võtke aega, mõelge ja laske FOMO vabaks. See ei vii mitte kuhugi. Alles on aprill, 17. aprill. Ei pea kõike jõudma igale poole külvama. Ei pea. Taimi võib ette osta. Võib hiljem külvata. Kõik on välja mõeldav. Lihtsalt aiandus oleks äge. Aiandus on hobi. Hobid peavad olema ägedad ja rahuldust pakkuvad.